Tere kõigile 400-le, kes te seda üritust siin olete tähtsaks pidanud ja olete tulnud neid noori inimesi tervitama. Aastakümneid on see sama sündmus nagu tänane toimunud hoopis teises kohas, aga mitte oluliselt teistmoodi. Aga kuna ruum on uus ja uksest paistab eestlaste unistusvalge laev, siis võib-olla alustame täna teistmoodi kui tavaliselt. Ehk nagu kaasajal kombeks, ma räägin kõigepealt iseendast. 20 aastat tagasi seisin ma toonase Kärdla keskkooli rahvastäis võimlas ja pidasin oma esimese lõpukõne abituuriumile. Täna seisan ma siin selles kaasaegses paadikuuris Kärda sadamas ja pean taas lõpukõnet abituuriumile. Ei pea just tingimata arvutama nagu Archimedes, aga paremini kindlasti kui need, kes matemaatika riigieksamit tõsiselt ei võtnud, et jõuda tõdemuseni. Tänane on 21. Ja kui ma oskaksin hiiu keelt sama hästi, kui meie abituurium oskab inglise keelt, ma peaksin selle kõne tingimata hiiu keeles, aga ma ei oska. Ja sestap alustan looga enam-vähem selges eesti keeles. Üks kirikuõpetaja ronis ühel pühapäeval kantslisse ning alustas jutlust sõnadega: armas rahvas, kas te teate, millest ma tahan täna rääkida? Ei tea, vastasid kirikulised kooris. No kui te nii rumalad olete, et te mitte midagi ei tea, siis ei hakkagi ma teile midagi rääkima, ütles kirikuõpetaja ning läks minema. Järgmisel pühapäeval, kui ta jälle küsis: armas rahvas, kas te teate, mida ma kavatsen teile rääkida? Siis nemad: jaa, teame, lootuses, et hakkab rääkima. No kui te isegi juba teate, no mida ma siin siis ikka teile räägin, ja marssis minema. 3. pühapäeval sama lugu. Pastor küsib: kas te teate, millest ma tahan teile rääkida? Publik arvab, et nüüd nad tõmbavad pastori õnge ja ütlevad: muist teavad, muist ei tea. Pastor ütleb selle peale: las need, kes teavad, räägivad nendele, kes ei tea. Mina lähen ära, ja marssis jälle minema. Ja nüüd küsin mina oma 21. lõpukõnel: armas rahvas, kas te teate, millest ma tahan teile rääkida? Üks tark mees, ja see muide ei olnud mina, ma ainult kordan tema sõnu, on öelnud nii: tänulikul südamel on pidevalt pidupäev. Ja see, mis siin Kärdla sadamas hetkel toimub, ei ole muud kui ülehiiumaaline tänulike südamete kokkutulek. On minulgi täna pidupäev ja olen täis tänulikkust, et elu on mulle andnud võimaluse sellisest kokkutulekust 21 korda järjest osa saada ja öelda teile seda, mida te juba niikuinii teate. Head pidukülalised, tahan teile kõigile, kelle jaoks need noored inimesed siin teie ees on väga kallid inimesed, öelda üsna lihtsalt: rõõmustagem koos nendega, rõõmustagem koos õpetajatega, rõõmustagem koos kõigi hiidlastega. Nad on noored, nad on nägusad, nad on täiskasvanud, nad on targad, nad teadvad ja oskavad palju ning see kõik on sündinud meie kõigi silme all ja teie kõigi toel. Pole oluline, on see tugi olnud lihtsalt sõbra käsi õlal või soe pilk, hea sõna või vaikselt tasku pistetud komm, lihtsalt kallistus või armastusest sündinud suudlus, aga vahel ka hädapärane rahapaber või münt hoiupõrsesse. Oluline, et see tuli just siis, kui see kõige vajalikum oli. Oleme õnnelikud, et te olemas olete.
alati ja igal pool. Aitäh teile kõigile! Head tänaste abiturientide vanemad! Ma kordan ennast. Ei ole suuremat rõõmu kui rõõm sellest, et hästi läheb inimesel, keda me armastame. Olge te sünnilt hiidlased või mitte, sel pole tänasel päeval tähtsust. Aitäh teile, et olete üles kasvatanud uue põlvkonna suurepäraseid noori inimesi, kelle üle võib ehtsat rõõmu tunda igaüks, kelle elu järjekestvus Hiiumaal on midagi enamat kui lihtsalt olupoliitiku kõne valla sünnipäeval. Seepärast soovin tänasel päeval, et teie jaks armastada, jaks muretseda ja jaks rõõmu tunda oleks igavesed. Armsad Hiiumaa õpetajad, 2 tsitaati tarkadelt inimestelt ja 2 Hiina vanasõna. Arstidelt ja õpetajatelt nõutakse imesid, aga kui see ime juhtub, siis mitte keegi ei imesta. Marie von Ebner-Eschenbach. Imed pole vastuolus mitte loodusega, vaid sellega, mida me loodusest teame. Püha Augustinus. Ime pole mitte õhus lendamine või vee peal kõndimine. Ime on maa peal käimine. Soovid 1-aastast õitsengut, kasvata vilja. Soovid 10-aastast õitsengut, kasvata puid. Soovid 100-aastast õitsengut, kasvata inimesi. Ma ei oska ette näha, mida on toomas meile tulevik, aga ma võin ühte kindlalt väita. Kallid õpetajad, see tulevik on üsna kindlalt teie nägu, sest nii tänased kui tulevased lõpetajad on teie kõigi panus meie tulevikku. Ja see tulevik saab natukene olema ka sinu nägu, armas Hiigi õpetaja. Nähes sind päeva kõrval toimetamas ja oma õpilastest rääkimas, olen veendunud. Neil saab olema väga ilus ja inimlik tulevik, täis eriilmelist nutikat loomingut ja austusest elu vastu. Armastan ja austan sind selle eest. Tänan sind, Hiiumaa õpetaja, et oled selline, kui oled, ja sind, Hiiumaa kogukond, et oled aidanud sellel kõigel saada Kodusaare tegelikkuseks. Aitäh! Austatud Hiiumaa gümnaasiumi 5. lend, armas abituurium 2021. Ma kuulsin mõni päev tagasi, et on olemas uuring, mis kinnitab, et ühel tänapäeva lapsel on päevas 2 minutit vaba aega. See tähendab sellist aega, mida laps saab täita oma äranägemise järgi. Ülejäänu korraldavad ära täiskasvanud ja internet. Ma loodan, et suurest tuhinas saada suureks, saada täiskasvanuks ja ise oma elu korraldama hakata, ei jää teil märkamata tõsiasi, et selles ilmas teie ümber leidub palju inimesi, kes armastavad teid nii heas kui halvas, kelle silmis te olete maailma parimad. Aga üht tasub meeles pidada kogu aeg. Te olete maailma parimad, aga te ei ole teistest paremad. Inimene ei ela üksi, sestap olge ja jääge igas olukorras inimeseks. Ärge kunagi tunnustage tõsiasja, et kõigil inimestel on samasugused õigused kui teil. Õigus olla erinev teistest, õigus tunda end turvaliselt, õigus olla armastatud, õigus olla õnnelik. Ja meil kellelgi ei ole õigus sundida teisi oma õigustest loobuma. Kui sinu motoks saab silm silma ja hammas hamba vastu, jääb sinu maailm üsna varsti pimedaks, sest silmi on meile igaühele antud ju vaid 2. Ja ega hammastega oluliselt parem lugu ole.
Iga teie otsus, iga teie tegu või tegemata jätmine nii eile, täna kui tulevikus puudutab kedagi ja vahel väga valusalt. Saagu see valu sinu enda valuks, siis mõistad inimest enda kõrval paremini. Enne, kui te sunnite ükskõik kas enamus või miski muu jõuga kellegi millestki loobuma, mõelge alati, kas pole mingit muud võimalust. Te näete, et see võimalus on tegelikult olemas ning selles võimaluses on tõenäoliselt peidus võti hoidmaks ära selle, et ühel hetkel ümbritseb teid tohutu hulk inimesi, kes on iseenda elu seadmise asemel ametis seletusega, kuidas teised elama peaksid. Täna on sõna saanud vabamaks kui eales. Sõna- ja arvamusvabadusega saab täna õigustada kõike, ka solvanguid, isegi valetamist. Rääkijaid on palju ja nad kõik miskipärast arvavad, et neil on kõik lubatud. Aga tegelikult ei ole. Ka sulle mitte, hiigi abiturient, sest sa oled ju maailma parim. Maailma parandamine ei alga maailma teisest otsast, vaid sinust enesest, millimeetri haaval, on oma päevikusse kirjutanud Arvo Pärt. Sina kirjuta see enda südamesse. Õpi kuulama lugusid, mis sulle räägitakse. Õpi kuulama, mida teine päriselt arvab, õpi kaaluma, kuidas oma üsna selget veendumust teistega jagada nii, et sind kuulatakse. Hoia neid inimesi, kes on sinu kõrval, ära jäta kunagi abistamata, kui sinu abi vajatakse. Ära unusta tänada neid, kes tänu väärivad ja seisku sul tänulikkust väljendades meeles, et rääkida tänulikult on viisakas ja meeldiv. Käituda tänulikult on suuremeelne ja üllas, aga elada tänulikult on puudutada taevast. Ja kui sa veel taevast puudutada ei suuda, siis tuleta nagu Albert Einstein endale iga päev 100 korda meelde, et sinu igapäevane elu ja siseelu sõltuvad teiste, surnud ja elavate inimeste tööst ja et sa pead pingutama, et anda tagasi samal väärvel, nagu sa ise oled saanud. Johan Viiding oma luuletuses Poeetiliste tagamaade taha on öelnud nii. Kui teadmatuse salajasel valgel ma aimasin, et see on lapseiga ja lepapuud ja imeline sära, siis tundsin ära iga sekundiga, et minu tee viib väga ära ja et ma siiski kõnnin oma jalgel. Armsad abituriendid, nüüd juba hiigivilistlased. Jaksu teile jalgadesse kõndimaks teie oma teed. Meie, sinu õpetajad, oleme tänulikud selle võimaluse eest olla teiega, naerda teie nalju ja kurvastada teie kurbust. Aitäh! Te olete maailma parimad, aga ärge eales unustage neid, kelle silmis ja südameis see nii on. Head teed! Müts maha sinu ees Hiigi 5. lend. Müts maha sinu ees Hiiumaa gümnaasium. Müts maha sinu ees Hiiumaa. Mida võiks soovida üks tavaline laps? Sellest laulab meile Alma.
minust hiirest jälle kass. Aga mida soovib tavaline laps? Mis muud, kui tahaks käia kuul ja veel võiks sõita linnuteel limusiiniga ja kuulata, kus tähed laulavad. Kui kohtaksin ma tänaval üht ehtsat nõiamoori või kullast kala tõmbaksin ma välja mereveest, siis otse kohe lagedale lakkama soovin. Jah, nõnda väiksed on ju need, mis muud, kui tahaks käia kuul ja veel võiks sõita linnuteel limusiiniga ja kuulata, kus tähed laulavad. Igalühel meist on varuks unistus või kaks. Ema tahaks väga saada pisut pikemaks. Kingakarbis näed, tal ongi kontsa kingapaar. Aga lapse soove, kes küll täita saaks. Mis muud, kui tahaks käia kuul ja veel võiks sõita linnuteel limusiiniga ja kuulata, kus tähed laulavad. Mis muud, kui tahaks käia kuul ja veel võiks sõita linnuteel limusiiniga ja kuulata, kus tähed laulavad. Aitäh, Alma! Vot sellised ongi ühed tavalise lapse unistused. Nüüd annan sõna valla tervituseks Hiiumaa vallavolikogu esimehele Aivar Viidikule. Palun. Tere kõigile! Pidulikult sai öeldud vallapoolne tervitus, aga tegelikult ma tunnen ikka ennast Kärdla keskkooli vilistlasena, et suhteliselt sama nagu teie ja paljud siin saalis. Et head lõpetajad, head lapsevanemad, vanavanemad, sõbrad, tuttavad, kes te olete siia kogunenud, et eriline aeg on olnud, eriline aeg nõuab erilisi inimesi, erilised inimesed on siin ja erilised inimesed on siin ka esimestes pinkides, sellepärast et teie olete kindlasti rohkem nutipõlvkond kui nemad siin. Aga ma olen kuulnud kahte asja, mul on tegelikult väga kahju, et ma ei ole saanud teie juures tundides käia, sest tavaliselt mind on ikka kutsutud abituuriumile mõnda loengut andma. Aga ma olen kuulnud seda. Esiteks, õpetajad on teid väga kiitnud, teie saavutuste eest, teie õppeedukuse eest, hoolimata raskel ajal olete ka e-õppes ilusti hakkama saanud. Ja samuti olen ma kuulnud, et ka õpetajad on tegelikult selle e-õppega väga hästi hakkama saanud, nii et au ja kiitus teilegi. Ma mõtlesin, millest ma teile räägin, et ma räägin sellistest lihtsatest asjadest, et kolm märksõna, et räägin teile kõigepealt julgusest, et olge julged. Olge vahel ka hulljulged, see on ka äge, aga alati ei tule kasuks tervisele. Et olge julged otsustama ka siis, kui võib-olla teadmisi ja tarkusi kõige rohkem veel ei ole. Olge julged eksima, olge julged vastutama,
olge julged, kui te siit Hiiumaalt varsti ära lähete, siis kui tuleb näiteks Superstaari voor kuskil või 2 takti voor, siis minge sinna päriselt ka. Miks ainult saarlased peavad seal kogu aeg olema? Et tegelikult peaks seal teie ka kampa lööma. Et tehke seda kõike ja julgege alati ka, üks hästi oluline asi, julgege alati ka abi küsida. Et kindlasti, kas siis oma vanematelt, õpetajatelt, julgege öelda, et ei tulnud välja nii, nagu oleks tahtnud, julgege seda tunnistada ja julgege ka küsida abi. Teine hästi oluline asi minu meelest on uudishimu. Julgege olla uudishimulikud. Uudishimu on see, mis viib edasi. Et uudishimu on see, mis on viinud tegelikult selleni, et me oleme saanud koroonavaktsiini kiiremini ajaloos ja maailmas kui ei iial varem. Et see on see, mis paneb asjad liikuma ja paneb halvale vastu seisma just uudishimu. Et otsige küsimusi ja otsige vastuseid neile. Ja 3, mis tuleneb tänapäeva keerulisest maailmast, ja see on tolerantsus. Leidke endas tolerantsus. Ei ole, ma loodan, teie kellegi jaoks vahet, mis nahavärviga on Wolti toidukuller, on ju. Ei ole mingit vahet, mis soost on president või peaminister, kas ta on üle- või alakaaluline ja kas ta on liiga ilus või on tal mingid muud omapärad. Võtke seda maailma sellisena, nagu ta on, ja püüdke omalt poolt anda sinna positiivsust, mis on teie võimuses. Aga kõige rohkem tahan ma teile täna soovida seda, et kui see siin kõik ära lõpeb ja kui see jätk, mis teil siin on, ka ära lõpeb, et siis nautige suve, nautige päikest, nautige merd, nautige Hiiumaad, nautige sõpru ja seda kõike, mis on siin ja praegu, et õppige alati nautima ka seda hetke, mis on siin ja praegu. Ja nõnda, et vanu igi oleks mida meenutada ja see, mis toimub siin, on meeldev peatükk teie elufilmist. Aitäh! Aitäh! No nii. Oleme jõudnud tänase aktuse kõige olulisema osa juurde. Lõputunnistuste kätteandmiseks kutsun siia Hiiumaa gümnaasiumi direktori Ivo Eesmaa ja juhiabi Aet Pohu. Loen ette Hiiumaa gümnaasiumi direktori käskkirja 19. juunist 2021, number 4443. Võttes aluseks Hiiumaa gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku 17. juuni 2021 protokolli number 168, annan välja gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele Hiiumaa gümnaasiumi lõpuklasside õpilastele. 12. klass, statsionaarne õpe. Sofia Apri,
lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö Hiiumaa gümnaasiumi 1.–3. lennu lõpetajate valikud õpingute jätkamisel, 100 punkti. On tõeline au igale koolile, kellele õpetajate hulgas on just tunnistuse saanud lõpetaja. Sestap Hiiumaa gümnaasium tänab teid Annika Appri, Andrus Appri armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Sofia sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Marilyn Reintam lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö täistaimse toitumise mõju tervisele, 100 punkti. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Svetlana Šastnaja, Kaupo Reintam, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Marilyn sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Susan Saček lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö, lühifilm ja luuletused Rõõm, 99,5 punkti. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Signe Leit, Marek Saček, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Susani sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Mattias Tammekivi lõpetab kuldmedaliga. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Ingla Tammekivi, Allan Tammekivi, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma poja Mattiase sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks.
Gertrud Martin lõpetab hõbemedaliga suurepärane uurimistöö, lasteraamatu Mäekünka jänes kirjutamine ja illustreerimine. 99 punkti. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Meeli Martin, Marko Martin, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Gertrudi sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Rando Aasmaa. Kati Marleen Alliksoo lõpetab 4 viitega. Carlo Graf. Rasmus Juhe. Mattias Kaunimäe lõpetab 4 viitega. Aine kiituskiri kirjanduses. Eliise Kaups, aine kiituskiri kunstiõpetuses, suurepärane uurimistöö 1920. aastate mood, 98 punkti. Kristjan Kibus lõpetab 4 viitega. Aine kiituskiri kirjanduses ja keemias. Anette Sanna Kiin, aine kiituskiri kunstiõpetuses ja psühholoogias, suurepärane uurimistöö, Hiiumaa gümnaasiumi õpilaste vaimset terviseseisund, 98,5 punkti. Oskar Kogermann, aine kiituskiri ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles. Grete Eliise Kubja. Pärni Kuuse,
Gert Kütt, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Berit Laupää, Justus Markus, Markus Mäll, aine kiituskiri kehalises kasvatuses, suurepärane uurimistöö Ford Escort RS 2000, restaureerimine 98,5 punkti. Indrek Nõulik, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Henrik Oja, Henro Orav lõpetab 4 viitega, aine kiituskiri kehalises kasvatuses, suurepärane uurimistöö, Hiiumaa gümnaasiumi õpilaste jõusaalis treenimise harjumused, 100 punkti. Pole veel kõik. Henro lõpetas ka Hiiumaa spordikooli võrkpalli eriala ja spordikooli poolt õnnitleb treener Ülari Kaibald. Andreas Paat, Rainer Piil, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Markus Pink, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Markus lõpetas ka Hiiumaa spordikooli võrkpalli erialal. Markus Poolakene, Merili Suuster, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja filosoofias. Henri Tammsalu, Marken Tisler, aine kiituskiri kehalises kasvatuses ja suurepärane uurimistöö jahipidamine 98,5 punkti.
Marken lõpetas ka Hiiumaa spordikooli võrkpalli erialal. Raiko Uus, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Emma Vohu, aine kiituskiri kunstiõpetuses ja psühholoogias. Klassijuhatajad Anneli Ilumets ja Hannes Simuste. Kaheteistkümnes klass, mittestatsionaarne õpe. Romet Liig. Monika Liiv, aine kiituskiri muusikaõpetuses ja kirjanduses. Karoliine Sinijärv lõpetab 4 viitega, aine kiituskiri muusikaõpetuses, eesti keeles ja kirjanduses. Liis Sinilaid, aine kiituskiri kirjanduses. Klassijuhataja Külli Jesmin. Kustutan gümnaasiumi lõpetanud õpilased Hiiumaa gümnaasiumi õpilaste nimekirjast alates 19. juunist 2021. Tere tulemast vilistlasteks! Annan sõna Hiiumaa vallavanema asendajale Ergo Tasujale. Tere, head Hiiumaa gümnaasiumi vilistlased! Väga sümboolne, et 5. lennu lõpetajate seas on 5 medalisti. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest. Sofia Apri, Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest. Marilyn Reintam,
Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest Mattias Tammekivi. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest Susan Tšatšek. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise eest Gertrud Martin. Lennake kõrgelt! Kallid lõpetajad, tulevad nüüd tervitama teie armsad klassijuhatajad Anneli ja Hannes. Tere õhtust! Kui panna Keka ja Kemma siia ette rääkima, siis ei ole mõtet võrrelda seda Ivo Eesmaa kõnega. Aga need mõtted on meie mõtted, ainult meie mõtted, et siin ei tule ühegi kellegi teise tsitaate ega luuletusi, nii et olete hoiatatud. On rõõm vaadata siin istuvaid tublisid ja ilusaid noori inimesi. Tagantjärgi mõeldes on hea meel, et oleme saanud olla koos teiega nii rõõmudes kui raskustes, nii muredes kui meeltesegaduses, ning eemes kui kehalises. Teie viimased 2 õppeaastat on olnud pehmelt öeldes üsna keerulised. See aeg on mõjutanud meid kõiki. Kõike seda arvestades olete olnud eriti tublid. Meile tundub, et te olete selle keerulise ajaga hästi hakkama saanud. Tõestus selle kohta on ka see, et meie hulgas on 4 kuld ja 1 hõbemedaliga lõpetaja. Ma arvan, et kõik ülejäänud on väärt vähemalt pronksi. Kui nüüd teid proovida iseloomustada, keeruliseks läheb, ei oska nimetada ühtegi sõna, mis teid kõik ühtemoodi võrdselt hõlmaks ja kirjeldaks. Aga ega ma sellepärast sõnaraamatut ka lappama ei hakanud, liiga palju lehti ja tööd. Teie näol on tegemist kirju seltskonnaga, kõik olete erinevad ja erilised. Siin on nii spordi kui naljamehi, andekaid kunstnikke ja kirjanikke, nutikad iti- ja nutimehi. Ma ütlesin, et sõnad lähevad sassi, iga päev ei saa nii peent kõnet pidada. Siin on kuldsete kätega tehnikamehi, ettevõtlikke noori, nooremaid ning kindlasti on teil veel varjatud ja varjamata andeid, mis meieni jõudnud ei ole või ei ole te meil seda märgata lasknud. Viisakad ja heatahtlikud, rõõmsameelsed, oodatud. Alati oli ja on ka edaspidi teid kooli koridorides hea näha. Peale tänast aga ei ole enam oluline see, kui palju teil oli keemias 2 või füüsikas 5. Selles on vahe. Kui veel õppetööst rääkida, siis siin istuvad noored, kelle seas on olnud ühtlases, asjalikus tempos kulgejaid ning ka neid, kes on teinud kõiki loodusseadusi eirava lõpuspordi. Veel kord, me oleme teie üle uhked, te olete erilised. Aga kahjuks olude sunnil ei ole teil võimalik võimalik teil teha abituuriumi jooksul seda, milleks varasemad klassid on saanud võimalusi. Ära on jäänud klassireiside tutipäev, see-eest üritused ja käimised teiega koos on olnud südamlikud ja vahvad. Meie jaoks meeldejääv oli kooligala, millel mina eriliselt kontaktse distantsi tõttu pidin kaasa elama kaugelt Palmisaarelt. Teie tegite selle ägedalt ja südamlikult ja seda olukorra kiuste.
Samuti kooli sünnipäeva jaoks tehtud omanäoline naljakas ja võib-olla ka, et piirekompav kuuldemäng. Ja teame, et teis on potentsiaali rohkemaks ja loodame seda tulevikus näha. Kallid lapsevanemad, täname teid, et olete olnud heatahtlikud ja mõistvad. Need 3 aastat teie toredate lastega olid igas mõttes erilised. Täname omalt poolt ka teid, aineõpetajad, et olete andnud endast kõik ja natuke veel peale selle, täpsemalt siis 96 kursusjagu, et need noored saaks täna siin istuda ja ilusat sooja suvepäeva ning tähelepanu nautida. Täname Hiiumaa gümnaasiumi juhtkonda, kes usaldasid meile 2 algajale ja klassijuhatajale need noored. Olete olnud abivalmid ja toetavad. Tehniliselt peaksime me täna seisma siin 3. Kallis Ülle, sina peaksid olema siin koos meiega. Sinu abivalmidus, järjekindlus, heatahtlikkus ja mis need teised sõnad sõnaraamatus olid, ei tule meelde. Aga igatahes need sõnad kirjeldavad sind. Need on asjad, hetked, emotsioonid, millest on osa saanud tänased lõpetajad, aga ka meie klassijuhatajatena. Nagu mulkidel kombeks on öelda, parem väike kupüür kui suur tänu. Seda tänu on raske sõnadesse panna, mida tunnen. Nüüd tegelikult on veel, keda ma tahan tänada, ja see on minu kaasklassijuhataja Anneli. Et ütleme ausalt, et asjalikud asjad tegid ikkagi sina ära kõik. Et Stiina, jah. Ja siin ma tean ka seda, et 12. klassile meeldib ilmsesti haikusid teha. Et ma tegin praegu ka ise ühe. Mäll ei kuula minu sõna, aga sellest pole midagi. Sets happi tõttab ilumets. Kallid lõpetajad, tegelikult juba nüüd Hiiumaa gümnaasiumi vilistlased, sest paber on teil käes. Kui nüüd võrrelda gümnaasiumi läbimist spordi ja mitmevõistlusega, siis selleks, et teha head tulemus, peavad olema teatud tingimused. Mõnel alal taganttuul, mõnel alal vastutuul ja nii edasi. Siis Hiiumaa gümnaasium on teile pakkunud vaid parimad tingimused. Nüüd oma koolist ja kodus kogutud ja õpitud teadmised, oskused saate nüüd rakendada oma elu 10 võistluses. Meeles tuleb pidada aga seda, et selles mitmevõistluses võib sul ette juhtuda vihma, rahet, isegi lund, üleastumisi, lati alt läbi jooksmisi, sektorist välja heitmisi, aga lõppude lõpuks on need kõik pisiasjad. Ärge laske end heidutada, soovime teile edasiseks visadust, sihikindlust, mitmekülgsust ja huumorimeelt. Andke endas parim ja kahetsege vaid seda, mis jäi tegemata. Aitäh teile! Meil on teile väike kingitus ka, kui siin juba medali sajuks läks, siis me tahaks teile ka anda selle pronksi, mis me lubasime. Kuna me oleme teid selle paari aasta jooksul nagu vähe näinud, siis on natuke isikukultust ka siin medali esimese poole peal, jah? Ja tagaküljel on mõned head ja südamlikud soovid teile kaasa. Ma loodan, et Hannes ja Hannese ema ei pahanda. Need on minu ema soovitused mulle alati, kui me kokku saame ja ta mind selle teele saadab. Ja see oleks, ole paindlik, leidlik ja nutikas ja kui tarvis, kasuta ka vähe kavalust. Head teed teile. Aga me tuleme, anname need teile, paneme teile kaela. Kas on päris?
no kas pole mitte suurepärane? 5. lend, te lähete ajalukku kui lend, kes lõpetasid kõik medalitega. Võimas! Ei taha ära tullagi. Nii, nüüd on sõna 11. klassil. Teid tulevad tervitama Eliise ja Minni, kes laulavad laulu väikestest asjadest. Väikestes asjades palju on sees, tõrus saab suur tammepuu. Üksikust jäljes saab tallatud tee, väikeses lapses saab suur. Tõrus saab puu, jäljes saab tee, lapses saab suur. Kindel on see, tõrus saab puu, jäljes saab tee, lapses saab suur. Kindel on see. Väikestes asjades palju on sees, sõnas saab mõte mu peas. Headest mõtetest maailmale, naeratus sul laulma pean. Tõrus saab puu, jäljes saab tee, lapses saab suur. Kindel on see, tõrus saab puu, jäljes saab tee, lapses saab suur. Kindel on see, kindel on see, kindel on see. Jaanus, kus on Jaanus? Tuleb hea üks kõne ka. Noh, me 11. klassiga mõtlesime, et me ütleme ka paar sõna siis 12. klassile. Et mõned mälestused on teist jäänud ja tasub jagada neid. Et me kindlasti jääme mäletama teid siis väga usina klassina, kui te korraldasite meile lahedaid stiilipidusi ja nii omavahel öeldes ka neid viisakaid väikseid koosistumisi, teisisõnu kümnereid, need olid ka väga meeldejäävad. Siis te korraldasite õpetajate päeva meile, eriti midagi uut me ei omandanud, aga välja arvatud muidugi inimeseõpetuse tund.
Markini üüratult laialdased teadmised suguelunditest ja suguelust võivad tulla meile tulevikus rohkem kasulikuks, kui me praegu võib-olla arvame. Ja kohe alguses, kui me tulime gümnaasiumisse, siis hakati meid rebasteks ristima. Ja te aitasite väga palju kaasa meile, sest no ikka väga palju mugavam on mingit 3 päeva vanust mingit kalaputru süüa, kui terve klass meie üle naerab. Ja ega seal muud polegi. Me tegime teile väga väikse kingituse, nagu te juba nägite, väiksed purgikesed, kus sees on siis tükike Hiiumaast. Ise teate, kas teie mälestused Hiiumaaga on head või halvad, naljakad või mõttetud, tähtsad või tähtsusetud, aga jätkes ikkagi omal alles. Ja tuult tiibadesse, 5. lend. Armsad lapsevanemad, nüüd on teie kord. Kutsun siia Susani ema. Armsad lõpetajad, koolipere, külalised. Elus on väga oluline püüda end aeg-ajalt panna nii-öelda teise inimese kingadesse. Viimase 3 aasta jooksul olen ma väga tihti erinevates olukordades mõelnud, kuidas ma käituksin või kuidas ma oleksin, kui ma oleksin ise siin koolis õpilase või õpetajana. Selle kooliaasta alguses, nii umbes oktoobris, tuli mulle selline mõte teie peale mõeldes. Elu on imeline, oma samaaegses keerukuses ja lihtsuses. Päike tõuseb igal päeval uuesti. Mis siis, et me teda alati ei näe? Meile inimlastele tähendab see seda, et igal järgmisel päeval on meil taas tohutu hulk uusi võimalusi. Nii nagu eile saavutatu ei kanna meid igavesti, nii samuti jäävad ka eilsed ebaõnnestumised minevikku ja ei tähenda täna enam mitte midagi. Meie ülesanne on võtta see, mis meil täna on, ja need, kes meil on, ja luua sellest oma tee. Igal järgmisel päeval on võimalik teha midagi täiesti uuesti, teistmoodi või paremini. Ja nii nagu Jaan Tätte ütles, kui teile tundub vahest, et õnn ei ole teiega, siis võtke seda kui väikest arusaamatust, mis kohe mööda läheb. Ja oma suure kurbuse varjus on õnn ikkagi alati koos teiega. Tõeline headus ja armastus on alati tulvil tarkust. Ja tark on olla alati hea. Niisiis, olge armastavad, olge head, olge targad. Palju õnne! Armsad õpetajad, nüüd on meie kord. See on sees.
Teeme mikrofoni proovi, töötab. Lugupeetud lõpetajad, kes te seal olete, peab ütlema, et te näete välja nagu rahvussegakoor, niisugused väga rahvuslikud värvid on teil täna. Et tore teid vaadata, lugupeetud saalisviibijad. Õpetajatel on täna ette valmistatud üks luulepõimik ja selle luulepõimiku peategelased on need lõpetajad. Kusjuures nad on ise need luuletused kirjutanud. Ma väga loodan, et ei tule mingit jama intellektuaalse loomingu varguse pärast, et ei hakka raha nõudma, et teie luulet on kasutatud. Aga 10. klassis õppisime erinevaid luuležanre ja te kirjutasite iseendast, oma kodukohast või muudel teemadel. Ma ei pea siin kirjanduse tundi, et need luuležanrid olid siis haiku, akrostihon, limerik, ood. Ja nüüd on niimoodi, et 2 õpilase loomingut ma ei leidnud. Luuletasin ise, aga ma ei ütle, kes need 2 on. Et kas nad nüüd tunnevad ära, kellest käib siis minu luuletustes jutt. Ja kui me alustame, siis kuulake hoolega, igal õpetajal on keegi teist, mida te olete kunagi 10. ja osaliselt 12. klassis muusikatunnis luuletanud. Nii et õpetajad valju häälega selgelt mikrofoni, ärge unustage õpilase nime ütlemast, eks ole, kes on selle luuletuse teinud. Nii et Mati läks. 1-1, töötab. Gert Kütt, haiku teemal autoportree. Gert tõuseb mullast sinise taeva suunas. Võitjaks sirgub ta. Nii, haiku teemal Kodutänav. Ramet Liig. Uus on mu tänav, kuid tundub iidvana, vaikne ja kena. Haiku teemal autoportree. Henro Orav on muhe, lõbus, tore ja seltskonnalõvi. Haiku teemal Kodukoht. Mattias Tammekivi. Saarel nad teevad tööd, mis tasub end ära. Kas see ongi õnn? Haiku teemal Kodukoht. Emma Vohu. Allika tänav, ilus ja vahva tänav. Armastan seda. Haiku teemal autoportree. Marken Tisler on mõnus, tore, kena ning vahel lohe ka. Haiku teemal Eesti. Gertrud Martin, Susan Saček. Hingab, kui meri taevaga kokku joostes ennast ilmutab. Lõhnab kui mets, mis tasahilju ennast tuultesse peidab. Ood teemal internet. Karlo Krahv, Hendrik Koja. Internet on mulle väga tähtis, sukeldun temasse tihti. Pole vahet, kas on tund või mitte, internet on minu arust tähtsam. Ära muretse, õpetaja, kodus õpin järele kõik, mis tunnis jäi arusaamatuks läbi interneti. Akrostihon teemal Hiiumaa. Kristjan Kibus ja Grete-Liise Kubja. Hämar õhtupoolik ilmutab end meile. Ilmad sombused, ulmelised tuuleiilid meie kodusaarel, austame ja armastame sind, Hiiumaa. Epitaaf ehk mälestusluuletus Kristjan Jaak Petersonile. Meri-Liis Uuster, Markus Pink. Maarahva laulikuks kutsus ta end. Tänu sellele on meil päev, mil ülistame oma keelt, meie aaret, emakeelt
tuberkuloos võttis ta vara. Tema vara jääb ikka siia. Aitäh! teemal internet. Raiko Uus, Henri Tammsalu. Oo, mu kallis internet, ilma sinuta poleks ma keegi. Ilma sinuta ma midagi ei teekski. Oleksin kodus ja lebaksin voodis. Aitäh, et oled olemas sa. Tänu sulle olen leidnud ma oma esimese sõbranna, kellega nüüd oma elu veedan. Haiku teemal Eesti. Eesti, ilus maa. Armastan teda mina. Väga ilus maa. Markus Mäll. Eliise kohta niisugune akrostih on, et ülevalt alla tuleb siis Eliise selgituseks. Elav ja emotsionaalne, lihtne ja sõbralik, imelise naeratusega, ilmekas tüdruk, sirge selja ja mõttega elu armastav. Limerik teemal Kärdla. Perit Laupe. Üks ilus linn on Kärdla. Siin talv kõik ajab härma. Inimesed jääl libisevad, külmast aina lõdisevad, kuid ilma pärast ei lärma. Akrostih on Indreku kohta. Insuks kutsutud poissi näeme staadionil. Diivanisport pole tema jaoks. Rõõmus ja sõbralik, ei karda väljakutseid, kindel ja visa. Limerik teemal Kärdla, Marilyn Rentam. Minu kodulinn on Kärdla, südame see linn teeb härdaks. Kauneid tänavaid siin palju, näiteks Sanglepa, Sadama ja Paju. Siin linnas elada on lausa raju. Anette Sanna Kiin, Haiku teemal Kärdla ja kõik on vaikne, linnud laulavad oksal, muusika kõnnib siin. Akrostih on teemal Hiiumaa, Oskar Kogerman, Andreas Paat. Hiiumaa on meie saar, ilus on see maa, igav siin ei iial hakka, ujuda saab rannas palju. Muru on meil alati roheline, Ave Alavainu elab siin, Andreas Paat samuti. Epitaaf ehk mälestusluuletus Kristjan Jaak Petersonile. Kõnnin lõputul teel, kurb on tuju, kurb on meel. Kirjutada meeldis mul, elu polnudki nii hull. Köha täis on minu kurk, tere, kallis surmanurk. Maha jätan pooliku, rahvuskirjanduse loomingu. Pärni Kuuse, Justus Markus. Akrostih on teemal Hiiumaa. Mattias Kaunimäe, Rando Aasma. Hämmastunult vahin ilusat Hiiumaad. Isamaad ilusat undab kamiin. Ma kuulen mingit kärbest, aga ma ei näe, ainult kuulen. Haiku teemal Minu kodukoht. Kati-Marleen Alliksoo. Nurste bussijaam. Ainus, mis seal peale poe, on krossirada. Luges Aivi. Haiku teemal Minu kodukoht. Rasmus Juhe. Käina Alevik. Kodu, Sõpruse tänav, Minu koduke. Epitaaf ehk mälestusluuletus Kristjan Jaak Petersonile. Rainer Piil. Ma olen teinud palju, olen loonud palju. Hea, et mind lõpuks märgati. Aga kahjuks oli aega vähe. Kuulates Arvo Pärdi Spiigelim Spiigel, Markus Poolakene. Ma kõnnin maha jäetud linnas.
kus taimed ei kasva. Tühjad tänavad, ilm külm, olen täitsa üksinda. Tumedus, hall õhk, väga palju lund. Tunded madalal, mu järel käivad varesed. Mul ei tule meelde, miks ma siin olen või miks ma lämbun. Sofia Appri, kuulates Arvo Pärdi teost Fratres. Elu tähtsamad hetked jooksevad silme ees, nii nagu tehakse filmis. Ühel hetkel naeratus näol rinnuni vees, teisel pisarad silmis. Suveõhtud ja tugevad kallistused, hirmud, naljad, mured. Õnnelike lõppudega arusaamatused, väikesed muiged ja minu inimesed. Kestaks kõik vaid igavesti või kui jaksu ei jätku seni, peame vastu vähemasti homseni või ülehomseni. Teose lõpus justkui unest ärkan, õlgadest kaob pinge. Oma üllatuseks märkan, et hoidsin kinni hinge. No nii, nüüd me oleme kuulanud kõiki peale teie. Nüüd on teie kord. Kati-Marleen. Tere! Minu nimi on Kati-Marleen Alliksoo. Olen 17-aastane ja õpin Hiiumaa gümnaasiumi 10. klassis. Vabal ajal meeldib mulle teha süüa ja vaadata televiisorit. Kirjutasin selle paberile ning asusin tõlkima. Pidime end järgmisel päeval vene keele tunnis klassi ees tutvustama. Olin päris närvis, kuna ma ei teadnud meie klassist peaaegu mitte kedagi ja ma ei tahtnud endast halba muljet jätta. Sel hetkel pea 3 aastat tagasi ei suutnud ma isegi ette kujutada, milline seiklus mind ees ootab. Ma arvan, et meie klassi teekonda siin koolis võtab väga hästi kokku lause. Algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Esimesel aastal võttis aega üksteisega harjumine. Olime kõik kõhklevad, nagu kitsetalled, kes kõndima õpivad. Samas on see tegelikult loomulik, kes ikka kohe alguses suudab end mugavalt tunda uues keskkonnas, uute õpetajate ning klassikaaslastega. Kõik kohanemine toimus järk-järgult. Kaasa aitasid väga paljud erinevad üritused, projektid, milles kaasa lõime. Kindlasti jääb meile kõigile meelde meie jaoks esimese Hiigi sünnipäeva tähistamine, kus pidime esinema. Jätsime selle mõtlemise nii viimasele hetkele, et lõpuks oli õpetaja Tiiu see, kes nii-öelda lõi korra majja, tõi välja idee ning aitas meil seda teostada. Nii saigi napilt valmis meil üks pisike video Leekiva armastuse saatel. Ma usun, et see oligi päriselt see kõige esimene hetk, mis meid kõiki meeskonnana ühendas ning pani aluse vastastikusele usaldusele. Sealt edasi läks kõik juba nii, nagu pidi. Praeguseks oleme kõik juba üksteisega ära harjunud ja nii mõnelgi võib olla mõte, et oleks vaid seda gümnaasiumit 1 aasta veel. Ei taha ju nii vara lõpetada. Kahjuks ei saa me seda endale lubada,
ning peame edasi liikuma sirge rühi ning kauge sihiga. Kallid klassikaaslased, olete väga armsad ning mul on teile öelda ainult üht. Aitäh, et tulite, veel parem, et ära lähete. Kui siin juba tänamiseks läks, siis tahan veel öelda. Aitäh, kallis klassivend Tammekivi, et aitasid meil õpiedukust üleval hoida, eriti vene keeles ja ajaloos. Aitäh, Tarkade klubi, et hoidsite üleval meie võitlusvaimu. Aitäh, klassijuhatajad Hannes ja Anneli, et olite meile nagu teised vanemad. Aitäh õpetajatele ja aitäh kooli juhtkonnale, et jätsite meile unustamatud muljed ning aitasite meile võimaluse jätkata oma haridusteed siin koolis. Aitäh teile, armsad vanemad, et toetasite meid ning et olite meie jaoks olemas. Ma arvan, et kui keegi küsiks mult, mis laul tuleb mul pähe, kui mõtlen õppimisele Hiiumaa gümnaasiumis ning enda lennule, vastaksin sellele kindlasti genialistid Leekiv armastus. Ja ma usun, et tegelikult pole ma meie seast ka ainuke, sest see laul ja sõnad on saanud meile südamelähedaseks läbi nende 3 aasta. Võin olla päev läbi su kõrval, võin helistada kaubanduskeskusest, võime kööluda maailmaserval, võime rääkida tühistest asjadest. Sa ei aimagi, mis sinust minu sisse jääb ja see ehk ongi hea. Tahaksin siia kutsuda kallid klassijuhatajad Anneli ja Hannese, et saaksime neile üle anda kingitused. Nüüd on aeg meie esitluseks. Kutsun siia oma klassi, et laulame ühte laulu ja sõnad on jaotatud ka laiali, et palun laulge kaasa. Sõbrad, tulge ja istume maha, mul on vein ja ilmatu aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla, pole tarvis teil pruukida suud, võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma, sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme, igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja. Ja kui pole, olen ikkagi. Mul on
on 20, olen kallistaja ja mu laul kõlab lõpuni, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed illandama, sest te olete siin ja mina teiega ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minul teile ka ja minul teile ka. Nüüd on kätte jõudnud aeg, kus armsad lõpetajad saavad tänada oma õpetajaid ja samal ajal, kui te jagate lilli oma kallitele õpetajatele, esitavad Julia, Carmen ja Karina teile laulu We are free. See on pühendus teile.
No nii, viimased lilled veel, eriti olulistele õpetajatele. Aga veel enne, kui kõlab meie aktuse viimane lugu ja te saate minna vastu võtma õnnitlusi, soovin tänada inimesi, kes aktuse siin Jahtservice saalis võimalikuks teevad. Ma tänan Kärdla põhikooli väga meeldiva koostöö eest. Aitäh Elisa, Andre ja Marika. Ma tänan Hiiumaa ametikooli Ebekaid, Jaaku ja nende tublisid floriste, kes lõid meie ümber selle ilu. Ma tänan Karmenit ja Karinat ja nende lauluõpetajat Tiiat. Ma tänan Almat, Eliisi ja Minnit ja nende õpetajat Ulvit ja Juliat, kes rikastas meie aktuse selle imekauni flöödimuusikaga. Ja pisut etteruttavalt ütlen juba, et õnnitlemine toimub õues, aga pildistamine siinsamas. Ja pärast pilte siin teeme ka ühe droonipildi. Aga nüüd on aeg, Karmen ja Julia, sind vaid kiidan. Saadan lendulauluni ma, õhetavad nurmed tamaal, kuskil eemal linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind iial väsi, sinu käsi. Sa, mu pisikene kodusaar, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda, sa võõra ilmail on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laotan, tasakesi paitan taevast, pilve vaevast, vihma kallab, metsa kohal latvu tallab, tule ilmib juuksed lendu, karge mu pisikene kodusaar, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda, sa võõra ilmail on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda. Kogunevad kõrged hanged, korraks lumiklaar supale, kaob kõik vale, linde aga vilistab mu selja taga, istun siin ja õige tasa, laulan kaasa.
saar, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda, saab võõra ilmaid, on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda No, nüüd peab küll panema vist peale ühe leegitseva armastuse. Võin mängida sinuga saunas, võin lebada sinuga teki all, kuulud Florasse või oled faunas. Saad lendu teile, Hiiumaa gümnaasiumi 5. lend! Võin kukkuda just nagu kivi, võin dikkariks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi, mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse näen, ja see ongi hea võit. Võin olla päev läbi su kõrval, võin helistada kaubanduskeskusest, võime kõõluda maailma serval, võime rääkida tühistest asjadest, võin olla su mina ja teine, ma võiks olla su akude laadija ja võib olla su hommikuveine või kraadiklaas. Ma ei armasta sind, sest ainult mina tean, kuidas see haiget teeb. Sa ei aimagi, mis minus sinu sisse jääb, ja see